Juba järgmisel aastal avab IKEA oma esimese päris suure poe siin Eestis ja täna on mul võimalus proovida enda nahal, kui hea on IKEAs töötada. Nii et riided selga ja tööle! No nii, tervist, mina olen Erki. Joonas, väga meeldib. Väga vahva. No Joonas, ma panin täna endale uued uhked IKEA riided selga ja ma tunnen ennast juba osana teie meeskonnast, aga miks üldse IKEAs kantakse selliseid vägevaid vorme? Jah, IKEAs meil on kõigil on töövormid, kontoripersonalist kuni poe juhini välja. Et ma näen, et see on ka ilusti nimesilt, on rinnas nimi, keeled, aga ma ei tea, kas sa märkasid, et ei minul ega sinul tegelikult ei ole ametinimetust. Ei ole, jah? Ja seda sellel põhjusel, et kõik IKEAs väärivad võrdselt austust ja ametinimetused on puudu nimesiltidel. Joonas on IKEA müügikonsultant, kes tunneb kirge just köökide vastu. Kuid ka teistes valdkondades on ta päris tugev käsi, sest et IKEA töötajad jagavad oma kaupa ikka väga hästi. IKEA müügikonsultant sisuliselt on kodu paremaks tegemise saadik. Me aitame teha inimestele kodud ilusamaks, kubasemaks, mugavamaks, ilma et see eelarvele liiga teeks. Süüa mulle meeldib ning pehmel diivanil mõnuleda samuti. Selleks, et need omadused müügikonsultandi töös kasuks tuleks, tehakse IKEAs aastas üle 35 tunni koolitusi, mis kõik kuuluvad tööaja sisse ja on tasustatud. Ma loodan, et ma väga ei eksi, kui ma ütlen, et üks õige müügiinimene vist peaks teadma ikka neid tooteid, mida ta müüb. Et kuidas teil IKEAs sellega lood on, et kas kõik diivanid on järele proovitud, kõikidel diivanid on peale istutud? Ja selles mõttes iga müügikonsultant peaks ikkagi teadma, milline diivan on kõige pehmem, kuidas sul praegu näiteks on? Mõnus. Mis teed siin? Koolitan ennast, testin toodet. Tule, meil on ülesanne. Okei. Nii, aga sa ütlesid, et sa testid selle diivanit, aga testi nüüd palun seda kööki ja ütle palun, kes võiks seda kööki kasutada? Kellele sa selle müüksid? No, kui ma praegu vaatan siia otsa, tegemist on siis sellise moodsa mustmatt köögiga, ehk siis see peaks tõenäoliselt olema selline trenditeadlik, stiilitunnetusega inimene. Siin on klaasid. No, võib-olla on selline poissmees. Väga hästi arvatud. Et tõepoolest siin seda kööki komplekteerides on pigem siis silmas peetud sellist poissmeest, valitud siis vastavad materjalid, vastavad elemendid siia lauale ning lisaks ka selline keskkonnasõbralik, et kõik need kapi uksed on toodetud taaskäideldud plastpudelitest. Joonas, miks oled otsustanud just nimelt IKEAs tööd teha? Mulle meeldib inimestega suhelda. Siin saab seda päris palju teha. On erinevaid küsimusi, mida lahendame klientidega. IKEAs on väga palju võimalusi arenguks. Lisaks töötasule ja preemiale on ka toetatakse tervislik eluviise, on sporditoetused ja IKEA töötajad, kes siis soovivad enda kodu sisustada IKEA mööbliga, saavad teha seda siis soodustusega. Kõige rohkem meeldib mulle IKEAs töötamise juures aga fika. Tegu on elunautlemise parima vormiga, mille ajal saab puhkeruumis istuda, maitsta tasuta puuvilju ja kohvi ning nautida kolleegide mõnusat seltskonda. Kahtlemata on fikal suur roll ühes ettevõttes sellise ühtekuuluvustunde tekitamiseks. Me oleme IKEAs võrdsed. Kõik töötajad, kõik juhid saavad väga kergelt teinetega suhelda, süüakse sama laua taga, vahetatakse riided samas riietusruumis. Väga mõnus. Mulle see töökoht täitsa meeldib. IKEA suur pood avatakse Eestis juba järgmisel sügisel ning erinevatele tööpositsioonidele oodatakse suisa 300 eestlast.